Tere hommikust kõigile! Alustame siis tänase webinariga, kus räägime Tabloost. See siis on meie webinaride seeria 4. webinar nüüd. Alustasime 4 nädalat tagasi Tabloo uue versiooni tutvustamisest. Siis me käisime külas Monisis, kus nemad rääkisid peamiselt, et kuidas nemad oma andmeanalüütika töö on korraldanud ja kuidas nad selles kasutavad siis Snowflake'i ja Tablood. Ja sealt edasi siis tegimegi eraldi webinarit tutvustamaks Snowflake'i eelmisel nädalal ja nüüd siis Tablood. Tabloodest võib muidugi rääkida pikalt ja mitmeid webinare. Täna katsume ka piirduda siis kõige olulisemaga, et tutvustada, et miks on Tabloo niivõrd hinnatud kasutajate poolt, kuidas seda kasutada ja mõned nagu üldised kontseptsioonid, mis Tablooga seonduvad. Mina olen Marko Tammsaar Visionist, minuga koos on Epp Mäekivi, meie konsultant, ja oleme selle webinari siis jaganud selliselt, et alguses räägin mina mõned üldised põhimõtted ja tutvustused, mis see Tabloo on, kuidas sellega töötada on, ja seejärel siis näitab Epp demo käigus ka nii-öelda hands-on, et kuidas me saame teha Tablooga visuaalset analüütikat. Kui teil tekib webinari jooksul küsimusi, siis palun postitage need sinna Q&A kasti ja me oleme arvestanud ka lõpus 15–10 minutit küsimustele vastamiseks. Aga esiteks siis paar väike tutvustus ka, kes meie oleme. Me oleme siis mõlemad Visionist. Vision on siis spetsialiseerunud tervikuna andmeanalüütika lahenduste juurutamisele ja nende müügile. Aitame siis oma klientidel leida sobivaid andmeanalüütika lahendusi ja neid ka siis kasutusele võtta ja sellega seoses ka erinevaid teenuseid pakkuda klientidele, olgu need siis koolitused, juurutused, andmeaitade arendused ja ka siis Tabloo litsentsid. Me oleme partnerid siis tehnoloogiaettevõtetega Tabloo ja ka Snowflake. Ja Tablooga siis teeme siis kõiki seonduvaid teenuseid, koolitusi ja müüme ka litsentse Eestis. Oleme aegade jooksul töötanud mitmete nii suuremate kui väiksemate Eesti ettevõtetega. Ka ei hakka neid siin ette eraldi lugema, et lähme siis pigem juba Tabloo juurde. Et mis siis Tabloo on? Tabloo on visuaalse analüütika platvorm, millega me saame ühenduda erinevat liiki andmetega ja kasutada neid siis endale sobiva andmeanalüüsi loomiseks ja ka siis visualisatsiooni loomiseks, mida siis saame jagada üle kogu organisatsiooni. Ja Tabloo pakub ka nagu terviklikku keskkonda, mis kogu seda haldust ja analüüsi teostab. Sellest räägime ka veidi täpsemalt, et mis see Tabloo platvorm siis täpsemalt tähendab. Aga siin on mul 2 loosungit võetud Tabloo enda kodulehelt, mis siis defineerivad nende poolt Tablood ise. Esimene märksõna on oluline see, et ta on nagu visuaalne analüütika, millest räägime ka natuke pikemalt hetke pärast. Ta on nagu terviklik platvorm ja ta on mõeldud ikkagi inimestele kasutamiseks, et me aitab siis inimestel oma andmeid paremini näha ja mõista. Ta ei ole mõeldud siis et ühest masinast teise andmete saatmiseks otseselt. Ja teine loosung on siis see, et ta aitab siis inimeste organisatsioonidel olla rohkem nii-öelda data-driven inglise keeles, eesti keeles võiks seda siis tõlkida andmetest juhinduvateks. Meil on küll eesti keel ilus keel, aga kahjuks nagu mitmed meie valdkonna termineid tõlkides ei pruugi nagu see mõte päris hästi välja tulla ja seda siis ka ei pruugi ka hästi kõlada,
Seetõttu on ka meie tänased slaidid siis valdavalt inglisekeelsed. Aga räägiks natukene täpsemalt sellest data-driven mõistest. Mul on siin võetud Wikipediast definitsioon, et mida siis see data-driven tähendab. Ja see data-driven tähendab põhimõtteliselt seda, et siis me ikkagi kasutame oma otsuste tegemiseks ja arengute juhtimiseks ikkagi andmeid ja ei tee seda kõhutunde, intuitsiooni ja varasema isikliku kogemuse baasil. See data-driven on üks selline väga laialdaselt kasutav märksõna ja mitmed tehnoloogiaettevõtted kasutavad ka seda oma marketingis, andes sageli mõista justkui, et niipea kui sa mingi tehnoloogia kasutusele võtad, siis oledki ettevõttena või organisatsioonina siis data-driven. Nii lihtne see siiski ei ole tegelikult. Tableau on selles osas astunud ka märkimisväärse sammu edasi ja on klientidele loonud sellise metodoloogia, mille nimi on Tableau Blueprint. Ja see siis nagu aitab meil, kui me Tableau'd kasutusele võtame, aitab meil siis suunata oma organisatsiooni, et mida me tegelikult peaksime ikkagi tegema, et siis organisatsioonina muutuda andmetest juhinduvaks ehk siis data-driveniks. See metodoloogia on nagu kokku pandud sadade klientide või rohkemate Tableau klientide kogemuste baasil ja rakendatud siis parimaid praktikaid erinevatest implementatsioonidest. Loomulikult see metoodika ei ole kohustuslik ja see on ikkagi soovituslik. Ta on Tableau kodulehel tasuta allalaetav ja vaadatav. Sellest me võime rääkida ka mitme erineva webinari raames, aga täna ma siis räägin nagu hästi lühidalt, et mis siin need põhikomponendid on. Ehk siis jah, et kui me soovime muutuda nii-öelda andmetest juhinduvaks data-driveniks organisatsiooniks, siis peab meil olema nagu eelkõige ikkagi nagu selline tugev juhtkonna toetus. Meil peab olema siis nagu mingi datastrateegia, analüütikastrateegia, mis ütleb, et mida me teeme, kuidas me teeme, miks me seda teeme ja mis andmete põhjal me seda teeme. Kogu me keskkond peab olema siis nagu ikkagi usaldusväärne ja hallatav. Ja seda nimetatakse siis nii-öelda metrookaardiks ja siin on siis nagu 3 sükest põhiharu, mis suunavad siis nagu erinevatele tegevustele. Esiteks see on siis nagu meie keskkond peab olema nagu agiilne, me peame seda lihtsalt suutma hallata. See peab olema kergesti skaleeritav, kui me soovime laiendada organisatsioonis kasutust, samas ka alla skaleeritav. Meil peab olema nagu jälgimine ja haldus siis väga paindlik. Minu jaoks nagu kõige olulisem paneel on siis keskmine haru, kus siis peab olema tagatud ikkagi, et inimesed, kes nagu analüütikaga töötavad organisatsioonis, neil peab olema olemas selleks vajalik koolitus ja nad peavad siis oskama kasutada ka siis parimaid praktikaid, kuidas siis ikkagi teostada visuaalset analüüsi ja kaasata kogu organisatsiooni nende tulemitega. Ja viimane haru on siis community ehk siis kogukond ja see siis nagu näitab meile, kuidas võiks olla siis nagu sisekommunikatsioon organisatsioonis korraldatud, kust me saame nagu kolleegide käest nõu, abi küsida, kui meil tekib mingisuguseid küsimusi. Jah, et ehk siis see on soovituslik metoodika, aga kindlasti jah, tasub seda vaadata, et kui organisatsioonid me juba laiemalt hakkame analüütikat ja Tableau'd kasutama. Ja seal metoodikas on siis kõik need nii-öelda metroopeatused põhjalikult lahti kirjeldatud, et mida siis mingi elemendi juurutamiseks tegema peaks. Siis teine oluline termin, millest me rääkisime, oli siis nagu visuaalne analüütika, mis eristab siis eelkõige Tableau'd just mitmetest teistest tarkvaradest. Meil on siis mõisted andmete visualiseerimine ja visuaalne analüütika. Ja andmete visualiseerimine on lihtsalt siis, me esitleme graafiliselt pildina andmeid
Me võime seda näha siis jah, kas mingite infograafikatena või ka ajalehtedes, meedias kasutatakse sageli ikkagi visualiseeritud andmeid, kuid oluliselt nagu sügavam mõiste on visuaalne analüütika, mis aitab meil siis, mis on ikkagi nagu andmete analüüsi protsess, mis aitab meil leida siis jah, nagu analüütilisi sissevaateid, vastuseid, põhjuseid oma küsimustele läbi siis sellise interaktiivse, visuaalse esitluse ja see protsess on ka siis nagu iteratiivne meie jaoks, ehk siis me hakkame mingit vastust otsima, me ei pea endale ette defineerima, et me nüüd teeme selle jaoks sellise vaate, et ühte nurka paneme tulddiagrammi, teise paneme joondiagrammi, aga kogu see töö kujuneb meile siis selle analüüsiprotsessi käigus. Aga miks siis tablood enamasti siis ikkagi klientide poolt kasutatakse oma nagu analüütika keskkonnana? See nüüd on jah, nagu siis tabloo poolt tehtud küsitluste tulemused ja ka mõned märksõnad, siis, mis siis on nagu esile tõusnud. Et eelkõige ikkagi on see, et kasutajatele meeldib analüütikat teha ja neile meeldib tabloo väga lihtne ja intuitiivne keskkond, kus andmeid analüüsida, mis pakub ka siis terviklikku ja väga võimekat analüütilist funktsionaalsust. Hästi oluline organisatsioonide vaates on see, et kuidas me saame siis selle analüütika keskkonnaga kasvada, et me reeglina hakkame nagu alguses jah, mingisuguseid analüüse tegema ja siis soovime neid ka hakata jagama rohkematele, vähematele inimestele organisatsioonis, et tabloo võimaldab meil väga lihtsalt siis skaleerida oma keskkonda. Ta on väga paindlik selles suhtes, et ta arvestab organisatsiooni seniste investeeringutega, võib kasutada mitmeid erinevaid andmeallikatüüpe, võib paigaldada kas siis Linuxile, Windowsile ja nii edasi. See on terviklik integreeritud platvorm, mida me saame siis andmeanalüütikaks oma organisatsioonis kasutada ja seal on ka siis jah, olemas kõik turva- ja halduspõhimõtted. Ja hästi oluline osa on ka siis see community, mis tablooga kaasas käib, et on olemas mitmeid foorumeid, mitmeid partnereid, koolitusvideoid, sadu YouTube'is, et me alati, kui meil mingi küsimus tekib, siis me kindlasti ka guugeldades selle vastuse saame ja suure tõenäosusega saame selle tabloo enda kodulehel asuvast foorumist. Hästi oluline meie ka see, et ikkagi, mis on nagu hinnangud tarkvarale ja kuidas seda on maailmas juurutatud, et tablool hetkel nüüd jah, nagu kahjuks ei ole enam näha nende tegelik klientide arv, aga ma pakuks, et see tänaseks on üle maailma ikkagi kuskil 100 000 kandis, rääkimata siis sellest, kes kasutavad tabloo publicut. Ja tabloo puhul jah, tasub alati rõhutada ka nende nagu innovatiivset lähenemist oma keskkonnale ja analüütikale ja see siis kajastub aastas 4 uue reliisiga, mis tulevad kvartaalselt välja. Aga lähme siit edasi ja vaatame nüüd siis juba konkreetsemalt, et mis siis on see tabloo terviklik platvorm, millest ka mõned korrad juba ma paar sõna rääkinud olen. Et kui me nagu jah, analüütika tabloo kasutusele võtame, siis me soovime, et see oleks nagu ikkagi kaasaks kogu meie nagu keskkonnana, me ei pea mitmeid erinevaid keskkondi selleks püsti panema. Ja mis seal siis sisaldub? Siis sisaldub see, et hakkame siit altpoolt liikuma, on siis andmeühendused. Nagu ma juba ütlesin, tablooga saab kasutada üle 70 erinevat andmeallikatüübi. Me saame olla kas nendega live-ühenduses või siis teha nende andmete pealt tõmmised, ehk siis kasutada tabloo ekstrakte. Meil on olemas andmete ettevalmistamise vahendid, on ka visuaalne tabloo prep, mis aitab siis andmeid profileerida, siduda, neid töödelda, neid puhastada ja saame ka tabloos kasutada
siis näiteks ühte allikat ühest infosüsteemist ja teist allikat teisest infosüsteemist. On olemas kogu nagu halduskeskkond, me saame hallata andmeühendusi, mida me publitseerime serverisse, saame hallata õiguseid ja ka jälgida, et mida ja kuidas kasutatakse Tableaus. Siis on kogu sisu on struktureeritud Tableau serveris nii saitidesse kui projektidesse ja seda saame siis ka lihtsasti leida ja on olemas ka versioonihaldus. Nüüd kõige suurem ja olulisem loomulikult Tableau puhul on ikkagi analüütika, ehk siis ta pakub meile nagu visuaalset, väga põhjalikku analüütika võimalust, ka geograafilist analüüsi ja arvutusi ja statistilisi funktsioone saame kasutada. Ja kõigepealt siis on siis nii-öelda collaboration ehk siis koostöö, me saame siis tellida endale sõnumeid, saame jagada kogu sisu ja saame ka siis kommentaare sisestada ühiselt. Nüüd siin all on siis sinisel taustal on siis määratud, kuidas me Tableaud kasutada saame. Me saame seda kasutada kas siis oma serveris, oma keskkonnana, saame kasutada seda Tableau pilvelahendust ehk siis SaaS teenust Tableau Online'i näol. Võime paigaldada seda ise siis nagu oma serverisse või siis kuskil avalikku pilve. On olemas nii Windowsi kui Linuxi tugiserveri puhul ja desktopi puhul saame kasutada ka Maci klientid. Ja kuidas me siis kasutamegi Tableaud? Me kasutamegi siis analüütikutena desktopi rakendustega ja ka läbi brauseri, kus siis on jagamiskeskkond ja suurem osa kasutajaid. Ja olemas on ka siis mobiilirakendus, mis sisuliselt katab ka kogu seda brauseris olevat sisu. On eraldi ka võimalik Tableau kasutada oma rakenduse siseselt visualisatsioonide esitamiseks ja seda võib ka siis näiteks kodulehele luues siis klientidele mingisugune analüütikaportaali. Siis lähme siit edasi, mis siis ongi siis nüüd täpsemalt need Tableau tooted, mida me kasutame. Siis põhitoode on Tableau puhul desktop, mis siis on oma arvutis kasutatav programm. Sellega me saamegi siis ühenduda kõikide andmeallikatega. Siin me teeme siis oma põhilise analüüsi ja siit me siis jagame tulemid Tableau serverisse. Tableau desktop on ka siis see vahend, kus me siis hetke pärast hakkame demo tegema. Tableau server või siis online on siis see keskkond, kuhu me publitseerime need tulemused ja kus me siis saamegi jagada üle kogu organisatsiooni analüütilisi vaateid ja siin haldame ka siis kogu struktuuri, õiguseid ja kogu seda, millest hetk tagasi sai räägitud. Nüüd on veel kolmas vahend, on Tableau Prep Builder, mis on siis andmete analüüsiks ettevalmistamiseks mõeldud. Me saame siin siis andmeid luua sellised andmevood erinevatest allikatest, need omavahel siduda, neid puhastada, neid struktureerida, luua nagu mingeid täiendavaid arvutusi ja publitseerida siis selle voo endale kas siis desktopi või automatiseerida serveris. Nagu me enamasti teame, et siis selline andmete ettevalmistamine analüüsiks rusikareeglina võtab meilt umbes 80% ajast. Aga see on siis nagu see põhiosa, et miks Tableau, mis see Tableau tähendab lühidalt, et kõigest sellest võib rääkida oluliselt pikemalt, aga olulisem on ikkagi vaadata, kuidas siis Tableaus töö käib ja siin ma annangi sõnajärje üle nüüd Epule, kes siis demo käigus näitab meile, kuidas töö Tableauga käib.
Aitäh Markole sissejuhatuse eest, et tere ka minu poolt, mina olen Sepp ja võtan kõigepealt siis lahti meie Tableau desktopi. Üks hetk. Ma veel ütlen vahepeal veel märkusena, et tulete meelde, et kui teil tekib küsimusi, siis postitage need Q&A-sse ja siis saame neile ka jooksvalt või siis webinari lõpus vastused anda. Siis, mis me siis nüüd ekraanil näeme, on see, kuidas meil Tableau desktopi avame. Selline on meil siis esimene see avaleht. Ja nagu Marko ütles, siis iga analüüs algab meil tegelikult andmete valikuga, mida me hakkame analüüsima ja andmete ettevalmistamisega. Ja kõigepealt tuleb meil siis luua Tableau desktopis ühendus ja minul on praegu see samm juba tehtud, et mul on siia Tableau serverisse publitseeritud üks andmeallikas, millega me täna tööle hakkame. See andmeallikas on siin näha, et me hakkame vaatama lennuliikluse andmeid. Siin all on ka kirjas väike selgitus sinna juurde, et mis andmetega meil tegu on. Tegu on siis sellisest võrgustikust nagu Open Sky Network tulevate avaandmetega, mis on siis kõikide Euroopast väljuvate ja Euroopa-siseste lendude peale mul piiratud hetkel jaanuarist 2020 või augustis 2020. Ja juurde on siis toodud ka Our Airportsi võrgustikust lennujaamade info. Et selline sissejuhatus nendesse andmetesse ja võime siis nendega kohe siit ühendada. Valime Connect. Ja avabki meile siis Tableau esimese töölehe. Et kõigepealt, mis tasuks ka siis mõelda, et mis on hetkel meil need küsimused või mida me tahaksime hakata nende andmetega praegu uurima. Et ilmselt on kõigile aimata, et kuna meil on siin väga aktuaalne teema on olnud koroonapandeemia ja kõige rohkem sellest on mõjutatud olnud meil reisisektor ja lennundussektor eriti, siis vaatamegi seda, et kuidas lennuliiklusele on siis päriselt mõjunud, kuidas on lendude arv muutunud siis riikides lennujaamades. Esmalt siis tahangi teada, et mul on siin olemas saabuvate lendude lennujaamad, siis väljuvate lendude ja siis üldine info selle lennu enda kohta, et millal see lend toimus, mis lennunumber oli ja nii edasi. Esmalt vaatame siis, kus meil tegeleme ainult väljuvate lendudega ja vaatame esmalt, millistest riikidest meil siin need andmed on. Ma teen siis siin ühe kliki ja saan omale kaardile kohe kuvatud nende riikide punktid, siis, mis meil selles andmestikus on. Et nagu ma ütlesin, et meil on piiratud praegu ainult siis Euroopa sisesteks lendudeks andmestik. Nüüd selline vaade ei anna meile veel infot, et tegelikult tuleks kombineerida ka siis selle lennuinfoga, et kui palju meil neid lende siis oli nendes riikides. Et ma tahaksin nüüd sellist teemakaarti teha, siis toon ainult juurde selle lendude arvu kaardile ja saan juba näha, et esmalt paistab kohe mul kõige tumedamalt silma Saksamaa, kus siis sellel valitud ajavahemikul on meil olnud siin üle 300 000 lennu. Et kindlasti on nüüd rohkem, kui ma võtaksin rahvusvahelised lennud samuti juurde. Nüüd tegemist on riikide tasemel vaatega, aga võin siis veel ka juurde tuua oma andmestikust siit lennujaamad näiteks. Et siis näen, kui palju meil see tihe, see andmete punkt või nende lennujaamade võrgustik nagu on, et ilmselgelt on ka see, et Saksamaal on siin ka väga tihe see võrgustik nagu näha. Loobun hetkel ikkagi sellest eraldi lennujaamade vaatest ja jään selle riikide vaate juurde ja võime ka siis juba panen ka nime sellele, et meil oleksid siis, teeme siis inglise keeles, kuna meil on ingliskeelne andmestik. Teeme väljumised riigiti. Nii, üks tähti puudu. Ja vaatame järgmiseks edasi, mis meid kindlasti veel huvitaks selle
nende andmetega ja selle esitatud küsimusega, et kuidas meil ajateljel on need andmed muutunud ja kuidas need lennuinfo on siis, kuidas lendude arv on muutunud. Ehk siis võtan meie väljumiste kuupäevad ja vaatame, millistel kuudel meil need väljumised on toimunud ja kuidas nad on liikunud. Näen siis kohe, et meil on jaanuaris, veebruaris kõrgemad numbrid ja siis on toimunud järsk langus aprillikuus, kus on siis kõige madalam punkt. Nüüd saan tabloos väga lihtsalt kiiresti sinna ajateljel veel täpsemaks minna. Saan vaadata nädalate lõikes seda lendude arvu muutust siis ja saan vaadata ka täitsa päevade lõikes. Esimene asi, mis mul nüüd silma torkab, kui ma päevade lõikes seda joonist vaatan, on see, et mul on siin üks punkt, mis on 31. detsember. Et sellised asjad tulevad andmetes ette, seda me saame kiiresti tabloos parandada. Kui me nüüd võtame väljumiste kuupäevad, et mis siin see põhjus on see, et lennuk võib väljuda meil eelmise päeva öösel, aga lennupäev on tal siis läbib erinevaid ajatsoone, et lend siis tegelikult arvestuslikult toimus 1. jaanuaril, aga väljumine või siis olla meil varem. Et seda nüüd saame kiiresti sellise filtri peale panna, et me tahaksime ikkagi selguse mõttes vaadata ainult seda ajatelge puhtalt 1. jaanuarist ja saame selle filtri abil siis kiiresti selle punkti eemaldada andmetest. Nüüd järgmiseks, mida ma selle joonise puhul kindlasti näen, mis juba ka oli öeldud nende kuu ja nädalate vaates, on see joone kuju, kus me siis näeme seda sügavat langust ja seda trendi, et hakkab lennuliiklus vaikselt taastuma, aga kindlasti ei ole ta veel jõudnud sellele varasemale tasemele ja mõelda tasuks ilmselt siin juures ka seda, et suvine lennuliiklus on üldiselt tihedam kui talvine, et sellega arvestades on meil kindlasti veel lennuliikluse normaalseks taastumiseks läheb veel ilmselt aega. Nüüd veel viimane asi, mis ma siit jooniselt näeksin, on need sellised piigid ja sellised punktid, mida võiks siis arvata, et on tegemist mingite nädalapäevade trendidega. Et nüüd tahaksin seda täpsemalt uurida, siis peaksin esialgu meil ei näita ainult kuupäeva, aga toome siis siia juurde ka muudame formaati ja tabloo juba oskab meile siis öelda, mis nädalapäevaga on tegemist. Ehk siis nüüd ma näen siin punktidel liikudes, et kõrgpunktid on reede, siin üks on ka esmaspäev, aga üldiselt on näha, et tegemist on pigem reedetega ja esmaspäevadega. Ehk siis võib järeldada, et nendel päevadel inimesed üldiselt lendavad rohkem. Ja vastupidi on siis meil siin näha laupäevad, pühapäevad. Ehk siis need on need vähem aktiivsed lennupäevad siis. Nimetame meiega selle joonise, paneme departures timeline ja avan siis uue töölehe ja vaatame, kindlasti pakub meile ka huvi, et kuidas meil Eestis täpsemalt on olnud see trend. Et filtreerin endale esmalt siis välja, võtan riigi, võtan Eesti, vaatame Eesti lennujaamasid. Näen, et meil on siin üksjagu neid lennujaamasid, toome siis kohe ka need lendude arvud siis siia juurde. Ja loomulikult on meil siis Tallinna Lennart-Meri lennujaam esikohal ülekaalukalt. Toome juurde ka väljumiste kuupäevad, et vaadata, kuidas on meil Tallinnas või üleüldse Eesti lennujaamades olnud siis see trend. Ja kohe on näha ka siin seda koroonakriisi mõju meil aprillikuus tuntavalt väheneb. Võime tuua juurde ka numbrid, mis seda visuaali kinnitavad. Nüüd selle joonise puhul on meil kindlasti ka teisi esitusviise, et saame siit vaadata ka näiteks, äkki oleks meil hoopis parem seda kuvada samamoodi nagu eelmist joonist olid meil joondiagrammide lõikes. Antud juhul kadusid meil küll ära lennujaama nimed, aga toome need tagasi siia juurde. Et ilmselt praegu selline joonis meile annab natukene kehvema ülevaate
tulpdiagrammidena tehtud joonis. Üks variant, mis tundub veel huvitav, oleks selline joonis, mis siis oleks meil selline heatmap, kus me siis näeksime ka väga visuaalselt selgesti ära, millised lennujaamad on siis, kuidas on see lendude arv muutunud just ja kuidas ja kui erinevad suurused on nendel lennujaamadel meil. Kui on rohkem soovi kindlaid numbreid vaadata, võiks ka sellist joonist kasutada, aga jääme praegu siis nende tulpdiagrammi vaate juurde. Ja siin võiks veel ka vaadata seda, et meil on andmestikus olemas lennujaamade tüübid. Et ma lisan ka selle praegu siia juurde, et nagu näeme, et Eestis on üks suur lennujaam, Tallinna Lennart Meri lennujaam ja teised on siis väiksemad. Et nüüd võib ka mõelda seda, et kui vaadata nüüd edasi kogu Euroopa andmeid, et võib-olla tasuks ainult keskenduda ühte suurtele lennujaamadele. Nimetan selle joonise meil siis väljumised lennujaamade kaupa ja vaatame ka, kuidas me need joonised võiksime nüüd omavahel suhtlema panna. Et teeme ühe dashboardi, kuhu toome siis need tehtud visuaalid kokku. Nii natuke parandame seda vaadet, et viin selle legendi see joonise juurde. Muudame ta natuke ülevaatlikumaks. Nii. Ja nüüd, mis mind huvitaks, kuidas ma saaksin nende visuaalidega nüüd omavahel neid suhtlema panna, et mind huvitaks erinevate riikide lõikes vaadata seda ajatelge ja vaadata erinevate riikide lennujaamade suhtes neid trende, siis saan seda joonist kasutada väga kergesti filtrina ja filtreerida endale erinevad siis riigid välja. Et näiteks valin siit kõige tihedama lennuliiklusega riigi Saksamaa. Näen, et mul muutuvad kõik joonised, et näen seda ajatelge nüüd Saksamaa puhul. Võin valida siit erinevaid teisi riike, mida ma siis nüüd näen, et kõikide riikide puhul paistab see trend nagu väga ühesugune. Võib ka vaadata seda Eesti puhul. Mis võiks nüüd vaadata, on näiteks on meil sellised suvituskohad, et kuidas nende puhul see suvine siiski mõningased piirangud on olnud, et näiteks siin Horvaatia puhul on näha, et see langus on toimunud, aga samas suvine aeg on neil ikkagi nii oluline, et see ületab ikkagi seda talvist lennuaega või lendude hulka tähendab. Ja näiteks sama võin vaadata, on ka meil siin näiteks Kreeka puhul torkab silma. Nüüd, kui me vaataks veel täpsemalt erinevaid neid lennujaamasid, mis meil siin kõrval veel joonis on, siis läksin tagasi Saksamaa peale ja vaatame selguse mõttes ainult, et meil see joonis läheb väga pikaks ja lohisevaks praegu. Vaatame ainult neid suuri lennujaamasid. Nii, ja kui ma vaatan neid Saksamaa nüüd suuremaid lennujaamasid, siis siin näen ka neid samu trende tegelikult, et aprillikuus on näha märgatavat vähenemist võrreldes varasemate kuudega. Nüüd üks lennujaam, mis siit ilmselt natukene pikemalt vaadata hakkab silma, on meil siin Leipzigi lennujaam. Et siin tunduks nagu ei ole väga suurt muutust toimunud. Nüüd ma tahaksin näha seda lennujaama siis ka selle kohta veel ajateljel täpsemat infot, siis kasutan seda ka filtrina ja saan vaadata siis seda Leipzigi lennujaama. Et siin on nagu väga selgelt ka näha selline teistsugune muster võrreldes võib-olla näiteks Frankfurdi lennujaamaga, kus on näha selgelt see aprillikuune langus koroona pandeemia tõttu. Et miks siis siin on sellised teisipäevad näiteks veel ka, mis on võrreldes erinev sellise üldise trenniga. Et võib-olla on see teada, et ka mõnele, et Leipzigi lennujaam on siis
selline suur cargo lennujaam, et need on siis koroonakriisist vähem mõjutatud olnud lennud võrreldes siis reisilendudega. Et samamoodi võin veel kontrollida oma seda järeldust, et meil on ka näiteks Inglismaal selline East Midlands lennujaam, kus näeme sarnast seda trendi. Nüüd, kui ma olen oma esmase analüüsi siin Tableaus ära teinud ja tahaksin nüüd neid avastusi, mida ma olen lennuliikluse kohta siin selle lühikese ajaga jõudnud teha, jagada oma kolleegidega näiteks, siis saan selle enda tehtud dashboardi nüüd publitseerida Tableau serverisse. Paneme talle nimeks väljumiste analüüs ja paneme ta siis selliselt publitseerida siis serverisse. Läheb üks hetk, ma ei vajutanud korralikult. Nii, ja meil peaks nüüd avaneb, toon selle aknaga kohe nähtavale. Et meie dashboard on nüüd jõudnud siis serverisse, kus ma saaksin nüüd teiste kasutajatega hakata jagama. Saan ta ka siin siis lahti teha. Ja saan vaadata, et siin on tegelikult meil nüüd kõik seesamad andmed ja säilinud kõik seesama funktsionaalsus. Et saaksin nüüd siin enda analüüsi jätkata või siis jagada tähendab ja saaksid teised seda siis samamoodi teha nagu mina ennem seda enda desktopis siis tegin, et neid andmeid uurida. Ja samuti saan seda siis, nagu ka Marko enne rääkis, saan seda siis näiteks ka kommenteerida, jagada siin huvitavaid tähelepanekuid kolleegidega ja saan siis siin endale selle vaate ka näiteks tellida endale meilile ja siis muud erinevad võimalused, mida siis selle andmete jagamisega siin serveris edasi saab teha. See oleks minu poolt kõik selle demoga. Annaksin sõna Markole siis tagasi. Ja, aitäh sulle, Tepp, selle demo esitluse eest. See oli päris lühikene ja kompaktne Tableau esitlus, aga samas ta nagu jällegi näitas ka ära, et kui kiiresti on võimalik andmete pealt teha sellised mitu vaadet ja teostada seda visuaalset analüüsi ja saada siis oma küsimustele vastuseid ja sealt edasi ka uusi küsimusi. Tuletan veel kord meelde, et ootame ka teie küsimusi, et postitage neid julgesti siin Q&A-sse ja saame neile ka vastused anda. Aga üks küsimus, mis alati kindlasti tekib, on see, et kuidas siis litsenseerimine toimub ja ma räägiks selleks siis eraldi edasi, et Tableau ei ole tasuta toode, on olemas küll Tableau Public, mida saab kasutada oma analüüsi teostamiseks ja andmete avalikkusega jagamiseks. See osa on küll tasuta, aga kui me tahame ikkagi organisatsioonisisiselt seda kasutada, siis ta on tasuline toode. Ja Tableau on jaganud siis oma litsentsid 3 erinevasse paketti. Me nimetame siis nendeks Tableau Creator, Tableau Explorer ja Tableau Viewer. Creator on siis sellises rollis kasutaja, kes teeb sellist tööd nagu Epp täna näitas, kes ise võtab andmed, puhastab neid, siis analüüsib ja visualiseerib neid ja jagab seda siis teistega serverisse.
Nüüd Creatori jaoks on siis selles litsentsipaketis kõik vajalikud vahendid kokku pandud. Need on siis Tableau Desktop, siis Tableau Prep Builder ja ka Creatori kasutaja Tableau serveris. Siin me näeme siis hetkel siis kuupõhist tasu, aga üldiselt me ikkagi arveldame klientidega aastapõhiselt, et aastas tuleb siis see Creatori litsentsi maksumus $840. Tableau on jätkuvalt Ameerika ettevõte ja nomineerib oma hindu alati dollarites, kuid meie siis teostame omalt poolt need konversioonid ja arveldame klientide ikkagi eurodes. Siis Tableau Explorer on teine tase, kes on siis brauseripõhine kasutaja, kes siis tarbib Creatori poolt loodud analüütilisi vaateid, saab tegelikult neid ka ise serveris luua, teha sellist ad hoc analüüsi või muuta olemasolevaid, kui need õigused on olemas. Ta lihtsalt ei saa ise võtta uusi andmeid sisse, et see peab toimuma siis Creatori õigustes kasutajaga, kes siis loob andmeühendused ja publitseerib need siis serverisse Explorerile kasutamiseks. Ja tema jaoks on siis olemas litsentsi õiguste pakett, mida ta saab brauseri ja Tableau serveri kaudu kasutada. Ja meil on kolmas tase veel, meil on Tableau Viewer. Nemad on siis nagu sellised kõige üldisemal tasemel andmete tulemite kasutajad, kes siis lihtsalt tarbivad Creatorite ja Explorerite poolt loodud analüütilisi vaateid. Ja nende tasud on siis kavast samamoodi, et need on nagu kuupõhised summad, mis siin on välja toodud. On siis olemas kaks varianti, nagu ütlesime, et kas siis on nagu Tableau SaaS pakkumine, ehk siis Tableau Online või siis Tableau server, mis on enda poolt siis hallatav keskkond, kas siis oma serveri ruumis või siis kuskil avalikus pilveteenuses. Need on antud hetkel siis selle oma serveri lahenduse hinnad. Ja siin on siis Tableau Online'i hinnad, mis on siis Exploreri ja Vieweri vaates natukene kõrgemaks, sisaldamaks ka siis seda halduskeskkonda. Küsimus on nüüd tulnud meil siin, kas näidisesituse puhul oli serverisse laetud extract, mis muutis andmevahetuse kiiremaks. See on parim praktika, küsimärgiga. Kas sa vastad sellele? Et antud juhul oli mul kasutusel extract, et ilmselt võib arvata, et see lendude hulk on ikkagi üsna suur, et see andmeset oli päris suur, et see oleks kiirem. Meil praegu siis on extracti kasutamine sellisel juhul mõistlik praktika. Jah, mitte ainult nagu kiirem, et seal me oleme nagu kokku kogunud extracti, publitseerinud selle serverisse, see võiks olla ka ikkagi siukene tüüpkasutusjuht ka, et meil ongi need andmed juba organisatsioonis, need andmeallikad ära defineeritud, ära puhastatud, ära struktureeritud ja publitseeritud ühiseks kasutamiseks serverisse. Et seal saab lisada siis juba niisugused vaikimisi seaded, et mis numbriformaati kasutada, mis võiks olla vaikimisi värvid, millega me mingisuguseid dimensioone kasutame ja seal saab ka siis automaatselt juba neid andmeid uuendada, et skeduleerida siis nii-öelda selle andmete refreshi, et kui iga päev peaks sinna andmeid juurde tulema, et see oleks nagu niisugune soovituslik meetod. Meil on veel üks küsimus. See on tüüpküsimus, mida alati kokku põrkame, et mis on peamised erinevused, eelised, puudujäägid Tableau ja Power BI vahel. Et eks igaüks peab ikkagi ise endale sobiva töövahendi leidma. Sellest võib ka rääkida pikemalt ja ka internetis leiab palju materjale Tableau versus Power BI või vastupidi. Ilmselgelt on nagu tänasel hetkel nagu kaks põhilist konkurenti sellel maastikul Tableau ja Microsofti Power BI, siis võib-olla ühed suuremad erinevused
ongi see, et millest ka sai nagu algselt räägitud, et tabloo vaatab seda pilti ikkagi laiemalt, et kuidas ikkagi organisatsioonid oleksid rohkem data-driven, et me saaksime teha visuaalset analüütikat, mitte ainult andmete visualiseerimist, et me ei pea nagu ette teadma, et ahah, ma panen nüüd siia nurka, panen kaardi, sinna nurka panen joongraafiku ja teen selle vaate valmis. Tabloo võimaldab meil ikkagi töö käigus kujundada selle vaate ja reegli näha, et mis me oleme näinud, et kui inimene ise ikkagi valib endale töövahendit, siis ta pigem eelistab tablood. Kui see valik tuleb kuskil korporatiivsetest põhimõtetest, kuskilt IT poolt, siis öeldakse, et jah, et meil on siin ju Microsofti ka niikuinii kasutatud, et võtke kasutage seda Power BI-d ka andmete analüüsiks ja visualiseerimiseks. Apple nüüd tegelikult on töökogemust mõlemaga, et varasemalt töötas ta Power BI-ga ja nüüd on siis juba ligi 2 aastat meie juures konsultandina. Äkki sa annad ka omalt poolt siis väikse kasutaja perspektiivist mingi väikse kommentaari siia juurde? Jah, et analüütika jaoks kõige suurem erinevus ma arvan ongi see, et nagu Marko ka ütles, et kui Power BI-s on sul see andmete avastamise pool on nagu piiratum, ma ütleksin, et enne oled nagu kindla ühe sellise visuaalse valikuga juba nagu rohkem piiratud, et tabloos on seda mängimise võimalust nende erinevate vaatenurkade avastamiseks nagu palju paindlikum. Et see on kindlasti minu töökoha pealt, mis mulle nagu tabloo juures meeldib. Et jah, et mõlemal tarkvaral on kindlasti oma nagu plussid-miinused, aga see on minu selline analüütiku seisukoht, et just see paindlikkus tabloos on nagu palju suurem selle analüüsi selliseks sujuvaks ja sellise flow saavutamiseks nagu on nagu see kogemus nagu parem. Ma omalt poolt siis lisaks veel juurde, et kui me vaatame laiemalt, et suumime natukene nagu ülesse poole, et siis tabloo pakub ikkagi nagu tervikliku platvormi, kus sa saadki siis teha analüüsi, jagada, värskendada, kõik nagu ühes kompaktses keskkonnas sinu jaoks, kõik see hinnastamine on arusaadav, mis see siis organisatsioonile maksma läheb. Mina pean tunnistama, et olles sellel maastikul küll on nagu tegev juba pikka aega, ma ei ole päris täpselt aru saanud, et mis põhimõtetega või kuidas siis nagu see Power BI hinnastamine ikkagi toimub, et kindlasti Microsofti partnerid ongi selleks, et see täpselt lahti selgitada, aga seal on jah nagu mingisugune vahend, mis on siis vist suhteliselt soodne, kohati isegi tasuta, aga kui sa nüüd hakkad seda üle organisatsiooni ikkagi jagama, et mis siis juhtub, et mis keskkonda selleks täpselt vaja on, et kui kalliks siis keskkond see peale läheb, et seal tuleb siis hakata nagu seda põhjalikumat võrdlust tegema. Nüüd jah, kui kellelgi on veel küsimusi, siis kirjutage, vastame neile hea meelega. Siis aga lähme siit, mul on veel paar slaidi jäänud, et oleme ka siis kokku pannud siis ühe logode kollektsiooni, et mis siis näitab, et mis organisatsioonid Eestis just nimelt tablood kasutavad. See ei ole kindlasti ammendav nimekiri, et kes nendest organisatsioonidest see nimekiri on oluliselt pikem ja kindlasti meiega kõiki ei pruugi teada, et kes need Eestis kasutavad. Aga suurematena tahaks välja tuua siin ikkagi Telia, Tallink, Magnum. Tallink ja Magnum on ka mõlemad ühed pikaajalisemad tabloo kasutajad Eestis. Oluline märksõna võib-olla tabloo puhul on ka see, et tabloo on nagu sellest organisatsiooni tegevusalast sõltumata. Ta ei ole nagu suunatud mingisuguse konkreetsele valdkonnale või rollile, vaid tablood me saame kasutada
kasutada sõltumata siis meie tegevusalast ja seda on ka siit näha, et meil on siin nagu telekom väga tugevalt esindatud, meil on pangad väga tugevalt esindatud, meil on ka meditsiinisektor, haiglad, meil on ülikool, meil on nagu sellised väga populaarne ongi ta just selliste nii-öelda uue tehnoloogia ettevõtete, võime neid ka siis startupideks nimetada, aga kes on nagu väga nagu sellised tehnoloogiapõhised ettevõtted, kelle jaoks on ka Tableau nagu osutunud kõige populaarsemaks. Ja ta on ka tegelikult väga levinud riigisektoris, et Eesti Töötukassa on kindlasti siin, ongi üks nagu Eesti suurimaid Tableau kasutajaid, Maanteeamet samas riigis üks pikema kogemusega, kes on oma keskkonnaga väga hästi välja arendanud, kasutab ka siis, mõlemad nad kasutavad Tableau Publicut siis andmete jagamiseks ja kodulehele integreerimiseks ja kogu nagu siis Sotsiaalministeeriumi haldusalade organisatsioonid ka, Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet, Tervise Arengu Instituut, Tööinspektsioon, ka seal on nagu kõikidesse kasutuses. Siin on ka veel hoolekandeteenused, mis ka kasutab Tableau pilvelahendust just nimelt. Ja siit edasi siis, et küsimus on nüüd juurde tulnud, mis litsentsitasud on Tableau lokaalses serveris kasutamiseks. Ma tulen siis selle pildi juurde tagasi, et siis tegelikult need litsentsitasud ongi Tableau lokaalses serveris kasutamiseks. See lokaalne server võib olla siis nagu hind on sama, et ükskõik, kas me kasutame seda siis oma nagu kuskil kontorinurgas tiksuvas serveris või siis kuskil privaat või avalikus pilves. Et ongi siis Creator on $840 aastas, Explorer jagamiskeskkonnaks siis on $420 aastas ja Viewer on siis $144 aastas. Meil on siin ka väikses kirjas on ka mingid piirangud, et palju siis nendel erinevatel rollidel nagu miinimum esmakogus on, kui neid lisada. Nii, aga tuleme siis edasi selle slaidisõuga ja ongi meil siis nagu viimane slaid põhimõtteliselt, et kus tahaks siis nagu pakkuda teile nagu täiendavaid võimalusi, et Tableauga tutvumiseks, et esiteks kõige olulisem ikkagi järgi proovida, minge meie kodulehele vision.ee Tableau ja seal on olemas ka Tableau allalaadimise link, sealt saab alla laadida nii desktopi kui ka prepi, isegi serverit saab sealt alla laadida proovimiseks. Ja 14 päeva on siis tasuta prooviperiood, et selle ajal siis saate nagu täisfunktsionaalse Tableau, vaid ühendada oma andmetega, luua siis analüüsid ja jagada neid siis organisatsioonis. Siis siit edasi on meil tulemas koolitused oktoobri teises pooles. Meil on hetkel siis kaks koolitust on nagu põhiteadmiste koolitus, edasijõudnute koolitus. Teeme neid mõlemaid hetkel siis virtuaalselt läbi Zoomi, seepärast oleme ka jaganud siis 2 päevale mõlemad koolitused. Ja oleme ka teinud väikse sooduspakkumise nendele koolitustele, et kui siis nagu webinaril osaleja või registreeruja soovib koolitusel osaleda, et siis teeme talle 20% hinnaalandust. Ma küsin siit kõrvalt endale meeldetuletuseks, et mis meil need baasihinnad olid, et 425 edasijõudnud on siis 425, sealt siis 20% alla ja põhiteadmised on 325 ja sealt siis omakorda 20% alla. Ja teine pakkumine on siis et kui meil on nagu samast asutusest rohkem kui üks osaleja, et kui on 2 registreerunud nii-öelda maksvat osalejad, siis kolmas saab täiendavalt tasuta osaleda siis nendel koolitustel. Ja nüüd rääkisime ka siis Tableau community'st, mis on nii-öelda
tabloo puhul erakordne maailmas. Ja see ongi siis nagu nüüd tabloo konverents, mis on just sel nädalal toimumas, on siis jah, nagu kogu nii-öelda selle fännkonna kokkusaamine. Eelmine aasta see toimus Ameerikas füüsiliselt, kus oli siis kohal 18 000 inimest. Euroopas oli ka sama, oli siis suvel eraldi konverents, kus on kuskil 3 000 – 5 000 osalejat, aga tänaseks on juba tabloo virtuaalsele, mis on ka tasuta konverentsile kirja pannud üle 100 000 osaleja. Ehk siis see näitab seda suurt huviliste hulka, et kes siis töötavad tablooga tõenäoliselt või soovivad nagu neid teadmisi laiendada. Seal siis on jah nagu mitmed sellised üldised nii-öelda keynote ettekanded, siis tabloo enda ettekanded, kuidas kasutada midagi, kuidas rakendada parimaid praktikaid. Mitmed kliendid räägivad oma kasutuslugusid ja ka partnerid siis oma kogemusi erinevatest juurutustest. Et kui soovite registreeruda, siis mingi aadressile bit.ly / väikeste tähtedega Vision ja siis suurte tähtedega TC nagu tabloo konverents 20 ehk siis aasta 2020. Ja sealt kaudu saate veel registreerida ja seal ka näitab ära, et mis ajatsoonis mingid ettekanded toimuvad, et ei pea päris hiljaõhtul neid kõiki jälgima või siis varahommikul, et saate oma ajatsoonis nendel osaleda. Ja see on tegelikult siis meie poolt hetkel kõik, et loodame, et andsime sellise üldise ülevaate, et mis tabloo on. Nagu ma ütlesin, et see teema on oluliselt laiem. Kui kellelgi on nagu tõsisem huvi oma organisatsioonis ärianalüütika keskkonna kasutusele võtuks, kaasajastamiseks, siis võite julgesti ka meiega ühendust võtta, et saame ka täpsemalt läbi vaadata, et mis on teie siis nagu need kaalutlused ja ootused ja keskkond on, et kuidas siis tabloo sinna sobida võiks. Võime ka teha teile siis põhjalikuma demo nii serverist kui ka desktopist kui ka prepist. Neid materjale leiab ka päris palju internetist. Ka meie tänane webinar läheb siis YouTube'i meie kanalisse üles, et saate sealt seda ka järgi vaadata ja jagada ja sealt leiab ka mõned muud videod, näiteks eelmiste webinaride kohta ja ka on seal mõni koolitusvideo üleval. Aga tänud teile kõigi eest. Aitäh minu poolt. Tänud Epule ja head siis tabloo kasutamist.